Sündmus, mis muudab täielikult Lähis-Ida. CNN, viidates dokumentide mustanditele ja läbirääkimistele lähedal seisvatele allikatele, teatab, et Donald Trumpi administratsioon on kokku leppinud tehingus, mis lubab Saudi Araabial kodumaal uraani rikastada. Peamine on see, et USA keelas Iraanil seda teha, mille tõttu algas suur sõda. Dokument on juba valmis ja ootab ainult presidendi allkirja. See tähendab, et ametlikult ei räägita sellest, et Ameerika tooks Saudi Araabiasse valmis tuumapomme või annaks loa neid toota. Jutt käib loast uraani rikastamiseks. See tähendab tehnoloogiast, mida on vaja nii rahumeelseks tuumaenergeetikaks kui ka, kui tahta, tuumarelva loomiseks. See ongi täpselt see teelahkme koht, mida kogu maailm on aastaid püüdnud uutele riikidele sulgeda, eelkõige Iraanile. Ja just sellepärast on see tohutu uudis. Siiani on Ameerika Ühendriigid oma partneritel kategooriliselt keelanud oma maal uraani rikastada. Saudi Araabia võib saada esimeseks erandiks. Uraani rikastamine on sisuliselt võti, mis avab ukse nii tuumaenergiale kui ka aatomipommile. See tähendab, et kes valdab uraani rikastamist, on ühe sammu kaugusel tuumarelva omamisest. Selles saates selgitan kõik samm-sammult lahti. Mis tehing see on? Kuidas selleni tegelikult aastaid jõuti? Miks on selles kõiges segatud Iisrael? Kuidas see muudab jõudude vahekorda Lähis-Idas? Ja mida vastab sellele Iraan, kelle tuumaprogrammi vastu Ameerika praegu sõda peab? Minu nimi on Aleksei Petši, hakkame seda teemat koos lahkama. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole, seega olen selle eest tänulik. Tänan isiklikult just sinu tellimuse eest. Nii et alustuseks saame kõigepealt terminid selgeks, sest ilma selleta võib kogu selles loos kergesti segadusse sattuda. Nii et on olemas selline asi nagu kokkulepe 123. Nimi on igav, aga sisu on oluline. See on Ameerika Ühendriikide 1954 aasta aatomienergia seaduse paragrahv 123. Just see reguleerib kõiki USA koostöövorme teiste riikidega rahumeelse tuumaenergia valdkonnas. Kui Ameerika tahab anda mõnele riigile tuumatehnoloogiat või materjale, aidata ehitada tuumaelektrijaama, siis peab ta selle riigiga sõlmima just sellise 123 lepingu. Ilma selleta ei saa üldse midagi teha. Ja siin ongi kõige tähtsam. Nendes lepingutes on alati olnud see, et USA nõuab partnerilt loobumist uraani rikastamisest ja plutooniumi töötlemisest oma territooriumil. Seda nimetati tuumarelva leviku tõkestamise kuldseks standardiks. Ehk siis loogika on lihtne. Kui sa ise ei oska uraani rikastada, siis ei saa sa kunagi salaja pommi teha. Ja ostad kütust tuumaelektrijaamade jaoks maailmaturult. Rahvusvahelise aatomienergia agentuuri kontrolli all. Lühidalt, sul on tuumaelektrijaam, sul on tuumatehnoloogiad, aga kogu uraani ostad sisse. Rikastada ei saa ja töödeldud tuumakütuse annad jälle neile, kellelt selle ostsid. Ja just sellistel tingimustel sõlmiti juba 2009 aastal selline 123 leping näiteks naabritega Araabia Ühendemiraatidega. Ehk siis mõlemad kohustusid uraani mitte rikastama. Ja just siin toimuski murrang. CNNi andmetel rikub see tehing Saudi Araabiaga selle kuldstandardi. Dokumendi mustandite põhjal lubatakse uraani oma territooriumil rikastada. Ja see juba läheb rahvusvahelistest kontrollimehhanismidest mööda, mis on loodud just selleks, et takistada tuumarelva levikut planeedil. Formaalselt koosneb tehing kahest osast. Seesama 123 leping rahumeelse koostöö kohta ning kohustuslik tuumatagatiste leping. See tähendab kontrollist. Aga võtmeküsimus on selles, et saudidele antakse juurdepääs uraani rikastamisele ja just see ongi see ohtlik tehnoloogia. Veel üks oluline detail täpsuse huvides. 123. Leping ise ei ole lõplik luba tuumarelva omamiseks. Et mitte segadusse sattuda, see on põhiline õiguslik raamistik, mis võimaldab Ameerika ettevõtetel või riigil anda Saudi Araabiale tuumamaterjale ja tehnoloogiaid nende tsiviilse tuumaprogrammi jaoks. Ja iga konkreetne tundliku tehnoloogia üleandmine läbib seejärel eraldi kontrolli. Selle 123 lepingu kohaselt
aga juba see fakt, et Riyadile üldse lubatakse uraani rikastada, on kogu senise Ameerika poliitika murdmine. Et aru saada, see ei ole tehing, mis lihtsalt eile taevast alla kukkus. Ei, seda on välja töötatud üle 15 aasta ja kasulik on jälgida kogu ahelat, siis saab selgeks, miks just praegu see hetk valiti. Kõik algas juba kaugel 2008 aastal, kui Ameerika Ühendriigid ja Saudi Araabia allkirjastasid esimese kavatsuste memorandumi koostöökavatsuste kohta tuumaenergeetika, meditsiini, tööstuse ja elektritootmise valdkonnas. Muide, selles dokumendis kirjutasid saudi araablased ise, et kavatsevad osta tuumakütust turult, mitte rikastada uraani kodumaal. 2017 aastal kiitis Saudi Araabia kuningriik heaks riikliku tuumaenergia projekti, mis tähendab plaane ehitada suuri ja väikeseid reaktoreid elektri tootmiseks ja merevee magestamiseks. Kõrberiigil, mis elab naftast, on selleks loogiline seletus. Naftat tuleb säästa ekspordiks ja raha teenimiseks. Aatomienergiaga saab katta riigi sisemised vajadused energia ja joogivee järele. Ehk siis ehitada tuumaelektrijaamad ja saada sealt energiat, mitte kulutada selleks kogu nafta. Aga mida aeg edasi, seda selgemaks sai, et saudi arablased tahavad mitte lihtsalt tuumaelektrijaamu, vaid just õigust ise uraani rikastada. Ja siin ongi võtmelause, mida kroonprints Mohammed bin Salman, kes on sisuliselt kuningriigi valitseja, on juba mitu aastat korranud. Ta on avalikult öelnud, et kui Iraan saab tuumarelva, siis Saudi Araabia hakkab samuti selle nimel pingutama. Tsitaat: kui nad saavad aatomipommi, peame meiegi selle saama. Just selles ongi kogu asi. Saudi araablased vaatavad oma peamist piirkondliku rivaali Iraani ega taha jääda kaitsetuks Ameerika Ühendriikide eelmise presidendi Joe Bideni ajal. Ja see kõik oli osa suurest 3 osapoolest koosnevast plaanist. Saudi Araabia peab ametlikult tunnustama Iisraeli ja looma temaga diplomaatilised suhted ning saab selle eest Ameerika Ühendriikidelt julgeolekugarantiid ja abi tuumaprogrammi arendamisel. Siis juba 2024 aastal. Ameerika senaatorid lõid lihtsalt häirekella ja nõudsid, et kui selline tehing sõlmitakse, siis peavad Saudi Araabia esindajad kirjalikult loobuma uraani rikastamisest, vastasel juhul õõnestab see kogu maailma relvastuskontrollisüsteemi. Juba Donald Trumpi ajal 2025 aasta oktoobris teatas USA energeetikaminister Chris Wright, et läbirääkimised on lõppenud. Edasi tema tsitaat: me jõudsime kokkuleppele rahumeelse tuumakoostöö osas koos kahepoolsete garantiilepingutega. Me soovime arendada partnerlust, tuua Ameerika tuumatehnoloogia Saudi Araabiasse ja säilitada kindla pühendumuse tuumarelva leviku tõkestamisele. Ning nagu allikad praegu kinnitavad, lepingu tekst lepiti täielikult kokku juba 2025 aasta oktoobris. Ja sellest ajast alates on see oodanud Donald Trumpi allkirja. Ja siin ongi peamine küsimus, miks Donald Trump pole siiani seda lepingut Saudi Araabiaga allkirjastanud? Siin ongi kõige huvitavam osa. Põhjus, millele viitab CNN. Paradoksaalselt on Trump justkui iseend siin lõksu ajanud. Trump peab praegu sõda Iraaniga ja õigustab seda sõda ühe peamise argumendiga. Nimelt ei tohi Iraanil lubada uraani rikastada, sest see viib tuumapommini. See tähendab, et Ameerika pommitab Iraani tehaseid just loosungi all, et peatada Iraani uraani rikastamine. Ja just sel hetkel kirjutada alla dokumendile, mis lubab samasugust uraani rikastamist Saudi Araabiale. Aga see on ilmselge topeltstandard. Ehk siis ühe käega sa pommitad Iraani uraani rikastamise eest, aga teise käega lubad täpselt sama naabermonarhiale. Ja teise käega lubad täpselt sama naabermonarhiale. Muide, Vene meedia on juba märganud, et see tehing annab Riyadile ligipääsu rikastamisele, mis on sarnane Iraani omaga. No, tähendab, Iraanile ei tohi, sellepärast on sõda, aga Saudi Araabiale võib, sellepärast on hoopis sõprus. Ainus erinevus ongi selles, et üks riik on USA vastane ja teine on liitlane. Teine viivituse põhjus on kongress. Ameerika Ühendriikide kongress. Sest seaduse järgi peab Valge Maja pärast allkirjastamist saatma selle tehingu kongressile 90 päevaks läbivaatamiseks.
ja just seal võibki see toppama jääda. USA kongressil on õigus vastu võtta ühine taunimisresolutsioon ja blokeerida see tehing. Kongressis suhtutakse saudidele uraani rikastamise õiguse andmise ideesse äärmiselt ettevaatlikult. Seda nii vabariiklaste kui ka demokraatide seas. Nii et praegu on tehing veel õhus. See tähendab, et see on küll kokku lepitud, kuid pole käivitatud. Tõenäoliselt ootab Trump sobivat poliitilist hetke, näiteks Iraani purustamist või sõja mingitki lõppu. Aga nagu ma juba alguses ütlesin, ei saanud kogu see lugu läbi ilma Iisraelita, sest ka Iisraelil on siin oma auhind. See on suhete normaliseerimine Saudi Araabia ja Iisraeli vahel. Ma selgitan, mida see tähendab. Saudi Araabia, islami peamiste pühapaikade hoidja, ei tunnusta ametlikult Iisraeli ja tal ei ole temaga diplomaatilisi suhteid. Kui Ar-Riyad tunnustaks Iisraeli ametlikult, oleks see ajalooline läbimurre, sest Saudi Araabia eeskujul järgiks kogu Araabia ja moslemi maailm. See on niinimetatud Abrahami lepingute jätk. See tähendab 2020 aasta lepingute seeriat, mille alusel Iisrael sõlmis suhted Araabia Ühendemiraatide, Bahreini, Maroko ja Sudaaniga. 4. oli Sudaan. Iisraeli jaoks on saudide poolne tunnustus olnud aastakümnete ihaldatud eesmärk. Saudid mõistsid, et nad saavad sellel teemal kaubelda ja nad tegidki seda. Ja just siin tekkiski vahetuste skeem, ehk siis USA annab Saudi Araabiale tuumaprogrammi ja julgeoleku garantiid. Saudi Araabia tunnustab selle eest Iisraeli. Ja Iisrael saab ajaloolise rahu Araabia maailma liidriga. Kuid siin tekib Iisraeli enda jaoks valus dilemma, sest ühest küljest tahab Iisrael meeleheitlikult saada tunnustus Saudi Araabialt. Aga teisest küljest ei meeldi talle sugugi, et selle tunnustuse hinnaks võib saada tuumaprogramm uraani rikastamisega otse tema kõrval. Sest rikastamistehnoloogia on, kordan veel kord, tee tuumapommini. Ja Iisraeli sõjaline doktriin on aastakümneid põhinenud sellel, et Iisrael on ainus tuumariik piirkonnas ja kellelgi teisel Lähis-Idas ei tohi olla tuumarelva. Ja nüüd kritiseerivad Iisraeli poliitikud ja julgeolekueksperdid avalikult Netanyahu valitsust selle eest, et see ei nõudnud koostöö karmiks tingimuseks Saudi Araabia loobumist uraani rikastamisest. Ja siin on huvitav detail. Carnegie keskuse andmetel töötasid juba Bideni ajal Iisraeli tuumajulgeoleku spetsialistid vaikselt koos ameeriklastega kompromissvariandi kallal. Ehk siis, las uraani rikastamine toimub Saudi Araabias, kuid täielikult Ameerika Ühendriikide enda kontrolli all. Selleks, et hoida protsessi täieliku kontrolli all. Iisrael pakkus isegi välja oma kavala väljapääsu sellest olukorrast. Las Ameerika Ühendriigid ei anna õigust uraani rikastamiseks. Las nad sõlmivad Saudi Araabiaga täisväärtusliku kaitseleping nagu Lõuna-Koreaga ja katavad kuningriigi oma tuumavihmavarjuga. Siis ei olekski Saudi Araabial nagu vaja ise uraani rikastada. Aga seni, kuni see idee on õhus, on veel üks probleem, mis samuti kõik pidurdas. See on sõda Gaza sektoris. Sest kuni Iisrael sõdis Gaza sektoris, muutus Saudi Araabial poliitiliselt võimatuks teda tunnustada. Araabia tänav on sellele teravalt vastu ja Mohammed bin Salmani jaoks on see sisemine oht. Nii et kogu see konstruktsioon, tuumaprogramm Iisraeli tunnustamise vastu, takerdub praegu just Palestiina küsimuse tõttu. Aga kogu see lugu, mis on kõige tähtsam, muudab täielikult jõudude tasakaalu piirkonnas. Jah, nii et te ei tunne Lähis-Ida enam äragi. Kui saudidel lubatakse uraani rikastada, võib see käivitada ahelreaktsiooni, tuumarelvastuse võidujooksu kogu Lähis-Idas. Vaadake, ma selgitan lihtsalt. Naabruses asuvad Araabia Ühendemiraadid nõustusid 2009. aastal range tingimusega mitte rikastada uraani. Nad said tuumaenergiaprogrammi, kuid vandusid, et nad ei hakka uraani rikastama. Aga nende lepingus on üks väike klausel. Selle tingimused peavad olema vähemalt sama soodsad kui teistel piirkonna riikidel. Nii et emiraadid on selles mõttes tõesti tublid. Nad panid selle tingimuse kirja, et meil on küll üliäge tuumaprogramm, aga veel kord, lepingu tingimused peavad olema vähemalt sama soodsad kui teistel piirkonna riikidel. Lihtsamalt öeldes, kui saudidele antakse uraani rikastamise õigus
Emiraatidel on täielik õigus tulla ja nõuda endale samasuguseid õigusi, et need ei oleks vähem soodsad kui naabritel. Ja tõenäoliselt Emiraadid ka nõuavad seda, nad teevad seda. Edasi tulevad Türgi ja Egiptus. Eksperdid hoiatavad üksmeelselt, et kui Ameerika Ühendriigid loobuvad oma pikaajalisest tuumarelva leviku tõkestamise poliitikast ja avavad Saudi Araabiale tee uraani rikastamiseks, võivad Türgi ja Egiptus pöörduda samade tehnoloogiate saamiseks Venemaa või Hiina poole, kes neid hea meelega pakuvad. Ja siis vajub piirkond lihtsalt tuumavõidu relvastumisse. Kujutage ette pilti. Iraan rikastab uraani, Saudi Araabia rikastab uraani, järgmisena võivad seda nõuda Araabia Ühendemiraadid, Türgi ja Egiptus. Kõik nad püüdlevad sama eesmärgi poole. See tähendab, et 5-6 Lähis-Ida riiki on tuumarelvale väga lähedal. See on tõeline õudusunenägu kõigile, kes tegelevad julgeoleku küsimustega. Praegu on üks probleem. Iraan, mis on tuumapommi loomisele väga lähedal, aga nüüd tekib 5-6 sellist riiki, see tähendab, et üks eksimus, üks sõda, üks riigipööre. Lähis-Ida on kahjuks just selle poolest kuulus ja tuumamaterjal satub täiesti valedesse kätesse. Mida edasi teha, pole teada. Aga see pole ju kõik, mis siin oluline on. Aga mida vastab Iraan, see tähendab riik, kelle tuumaprogrammi peatamiseks USA praegu pommitab, mida tema vastab. Siin avaneb Teheranile ideaalne propagandistlik kingitus, sest Iraani seisukoht on alati olnud selline, miks meie ei tohi uraani rikastada, aga teised tohivad. Iraan on aastaid öelnud, et tema tuumaprogramm on rahumeelne ja uraani rikastamine on tema seaduslik õigus vastavalt rahvusvahelisele tuumarelva leviku tõkestamise lepingule. Ja nüüd, kui USA hüpoteetiliselt lubab uraani rikastamist oma liitlasele, ehk siis Iraani rivaalile, on Teheranil käes raudkindel argument. Nagu öeldakse, probleem ei olnudki tuumaprogrammis. Lihtsalt USA tahtis meid hävitada ainult sellepärast, et me neile ei meeldi. Ja uskuge mind, nad põimivad selle loogika maksimaalselt oma propagandasse. Veelgi enam, Saudi araablased tunnistavad seda ise. Nad viitavad otse Iraanile kui eeskujule. Nad ütlevad, et kui Iraan suutis kõige karmimate sanktsioonide all uraani rikastamist säilitada, siis tuleb ka Ar-Riyadil lubada täielik tuumakütuse tsükkel. See tähendab, et Iraani programm on saanud Saudi araablastele õigustuseks nende enda ambitsioonidele. Iraani jaoks on see tehing topeltlöök, aga ka topeltvõimalus, sest Saudi Araabia, nende peamine piirkondlik rivaal, saab tuumatehnoloogiat suurriigilt. Võimalus, sest see hävitab kogu USA moraalse positsiooni sõjas Iraani vastu. Kuidas saab Ameerika nõuda Iraanilt null rikastamist ja pommitada teda selle eest, kui samal ajal annata saudidele samasuguse uraani rikastamise õiguse? See saab olema kõige suurem dilemma. Tulemus on see, et Ameerika, mis on pool sajandit olnud peamine tuumarelva leviku vastane valvur ja mis praegu pommitab Iraani, et peatada uraani rikastamine, valmistab tõenäoliselt ette tehingut, mis lubab seda sama uraani rikastada juba Saudi Araabial. Esimest korda kogu ajaloo jooksul teeb USA sellise erandi partneri jaoks. Ja siin on oluline hetk. 2023 aastal astus Saudi Araabia, tuletan meelde, rahu suunas, taastades diplomaatilised suhted Iraaniga Hiina vahendusel. See tähendab, et Hiina sekkus siis esimest korda Ameerika Ühendriikide mõjusfääri. Seetõttu tahab Donald Trump nüüd siduda kõige rikkam monarhia endaga ja selle sadade miljardite investeeringutega. Iisraeli jaoks on siin keeruline olukord, sest Iisrael kõigub Saudi Araabia poolse tunnustuse ja ohu vahel, et Saudi Araabia saab tuumarelva. Kuid seni pole lepingut allkirjastatud, see on takerdunud just selle sõja tõttu Iraaniga ja USA kongressi vastuseisu tõttu. Aga juba see fakt, et see leping on valmis ja ootab oma aega, räägib paljustki. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite selle kanali tööd toetada, saate seda teha tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!